Tere tulemast tagasi meie kolmandasse paneeli ja see paneel vaatab natukene rohkem Eesti asjadele, Eesti kaitsetööstusele ja selle tõttu on see ka eesti keeles. Meie eesmärgiks on siis rääkida sellest, et kuidas kaitsetööstus võiks olla osa kaitsevõimest. Ja siis juhatuseks ma räägiks nii palju, et Eesti kaitsetööstus on teinud väga kiire arengu, kui me vaatame siin viimast paari aastakümmet, et olukorrast, kus meil praktiliselt polnud Eestis kaitsetööstust olemaski või olid ainult mõned üksikud entusiastid, oleme me täna jõudnud kümnete ettevõteteni, kes on edukad eksporditurgudel ja toodavad kümneid miljoneid lisandväärtust Eesti majandusele ja loomulikult aitavad kaasa ka Eesti riigikaitse tugevdamisele. Ja see ei ole olnud lihtne tee, see on võtnud palju pingutusi kõikidelt osapooltelt, kes seda tööstust edendavad ja ma arvan, et me oleme tegelikult riigina tervikuna väga hästi õnnestunud, et mitte millestki meil on täna tekkinud täiesti midagi. Ja ma arvan, et selle paneeli mõte võiks olla selles, et vaadata, kus me täna oleme, mis see seis on, kuhu me võiksime jõuda kaitsetööstuse arengus ja selle seoses kaitsevõimega. Ja kuna ükski asi ei toimu siin maailmas tänapäeval enam isolatsioonis, siis vaataks ka natukene sellist rahvusvahelist poolt kõige lõpus, et kuidas Eesti kaitsetööstus ja selle areng ja kõik see võiks suhestuda ka rahvusvahelise poolega. Kui me vaatame nagu tervikuna veel, et kust me oleme tulnud, siis aastal 2013 võeti vastu selline dokument nagu kaitsetööstuspoliitika Eestis ja see on siiamaani täiesti kehtiv dokument. Ja too oli tol ajal selline paber, mille tegemise käigus me leppisime kokku erinevate osapoolte vahel, et kuidas seda kaitsetööstust siis arendatakse. Seal me nägime ette erinevaid rolle erinevatele osapooltele, seal olid ministeeriumid erinevad üles loetletud, kaitseministeerium, kes on valdkonna juht, seal olid Siseministeerium, Rahandusministeerium, Kaitsevägi, Politsei- ja Piirivalveamet ja nii edasi, igal ühel oma roll ja loomulikult tööstus kui ise ka, kes siis kõige rohkem tegelikult seda arengurolli kandis. Et nagu paberil tundub, et meil nagu see raam oleks nagu paigas, aga aeg on nüüd läinud edasi, aastast 2013 on juba 7 aastat möödas, et maailm on läinud selle aja jooksul edasi, meil on olnud siin Ukraina kriis, viimati on meil olnud siin Covidi kriis ja nii edasi, et elu ei jää seisma ja kõik asjad peavad edasi arenema. Nüüd siin septembrikuus oli Eestis päris kõva debatt avalikkuses ka riigikaitsevõimete üle. Ma arvan, et laiem avalikkus tõenäoliselt esimest korda sai teada, et kui peenhäälestatud ja kui põhjalik on üks kaitsevõime arendamise protsess kui selline Eesti Vabariigis, millega Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja kõikide teiste jõustruktuuride ametnikud on siin aastaid ja aastakümneid tegelikult tegelenud. Ja nüüd on nagu küsimus, et kui me räägime kaitsetööstusest selle osana, kuidas see kaitsevõime peaks tekkima, et siis on juba ette küsimus, et kuidas siis see kaitsetööstus võiks selles väga detailses protsessis osaline olla. Ja mida veel võiks endalt küsida kindlasti alustuseks on see, et kas see pilt, mida me täna näeme, on nüüd piisav kaitsetööstuse maastikul, kas see seos kaitsevõimega on nagu piisav või peaks siin olema midagi teisiti. Nii et küsimusi on siin, ma arvan, üsna palju ja selleks, et seda arutelu pidada, ma olen palunud siia täna lisaks endale 3 panelisti, kes on kõik oma valdkonna väga tähtsad esindajad ja eksperdid. Ja ma tutvustan neid ka järjekorras. Kõigepealt on meil Meelis Oidsalu, kes on Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler ja olnud selles ametis väga pikalt tegev. Ja tema portfellis on ka muuhulgas siis kaitsetööstuse areng üldises plaanis vastutada. Sealt edasi on brigaadikindral Veiko Vello Palm, kes on Kaitseväe peastaabi ülem, samamoodi olnud väga pikalt tegev süsteemis, muuhulgas töötanud Kaitseministeeriumis riigikaitse planeerimise osakonna juhatajana üdini kursis, ma arvan, selliste kaitsevõime arenduste üksikasjadega ja et kuidas see valem täpselt töötab ja toimib. Ja kõige lõpuks on meil Taavi Veskimägi, kes täna siin on Eesti Kaitsetööstuse Liidu
nõukogu esimehena ja samamoodi Eesti kaitsetööstuse juures olnud väga pikalt, Eesti Kaitsetööstuse Liidu sünni juurest algusest peale. Nii et kaitsetööstuse arengutega igati pikalt kursis. Ja teeme siis selliselt, et igal ühel alustuseks väike sissejuhatus ja siis lähme juba aruteluga edasi. Nii et Meelis Oidsalu, ole lahke. Jaa, aitäh Ingvar. Mina tahaksin alustada ja kasutada kõigepealt võimalust Kaitseministeeriumi esindajana tänada kõiki kaitsetööstureid tõesti selle hästi võimsa 0-100 kiirenduse eest kaitsetööstussektori asutamisel ja arendamisel, mida Ingvar ka siin mainis. Ma arvan, et me võime täna südamerahuga öelda, et see sektor on nii riigi vaates kui ka sektori enda vaates inkubatsiooniperioodi ikkagi suurepäraste tulemustega läbinud. Et keegi tavaliselt ametniku ja riik ei kiida, kui riik seda ise ei tee, siis lubage lihtsalt täiesti kohatult siin paar sellist keskkondlikku pingutust ka ära mainida, et kuidas riik on siis üritanud selles inkubatsioonifaasis toeks olla ettevõtjatele. Meil on olemas, ma arvan, Eesti riigi vaates täiesti arvestatava mahuga selline turvaline, ka finantsiliselt suhteliselt turvaline liivakast arendustoetuste fondi näol, kus siis ettevõtted saavad oma uusi tootearendusi teha ja see on olnud hästi viljakas pingutus. Palju uusi tooteid on sündinud ja enamasti on asjad läinud ka või need investeeringud läinud ka asja ette arendustoetused. Mitte sugugi väike pingutus, tundub küll selline ütleme, tegemata töö tagantjärgi ära tegemine, aga siiski võttis pingutust ka see, et luua tegelikult sõjatööstust, kohalikku sõjatööstust võimaldav regulatsioon. Teadupärast veel mõni aasta tagasi oleks päädinud igasugune, ütleme, surmava jõuga kaitsetööstustoote arenduse üritus trellidega ja ebaseadusliku lõhkeaine ja muude surmavate materjalide käitlemise süüdistusega, et see tegemata töö tehti ka riigi poolt ära, tehti suhteliselt kiiresti sealt seest seda protsessi vaadanuna. Võin öelda, et ka see võttis riigis mõnes mõttes natukene ka valitsussektori sisest usalduse tekitamist, et see on okei üldse anda eraettevõtjatele kätte laskemoona ja surmavat tehnoloogilist taipu. Ja see usaldusplokk on nüüd ka tänaseks edukalt murdunud, aga mis vast kõige suurema ja strateegilisema mõjuga on kindlasti see, et me Euroopa Liidu eesistumise ajal, ja sellest oli siin hommikul ka pikalt juttu, küll teises keeles natukene, oleme isegi üle oma nii-öelda suuruse suutnud enda eesistumise ajal, Euroopa Liidu eesistumise ajal avada tegelikult täiesti uusi fonde kogu sektorile ja mis peamine, siin hommikuses paneelis istus koos komisjoni esindajatega üks Eesti ametnik Kusti Salm, kelle isiklikku karismat ja panust ja sellist järele andmatust nendel läbirääkimistel selle üle, kuidas neid miljardeid, mis kaitsetööstusettevõtetele nüüd avanesid, tulevikus jagama aetakse, et tema järjekindlus viis selleni, et just väikese ja keskmise suurusega ettevõtted jääksid selles raha jagamises ellu ja kõik ei läheks siis suur relvakorporatsioonide ja nii-öelda vanade riikide juba sisse söönud töösturite kätte. Loomulikult seda, mis meid siia on toonud, võibki pidada heaks selliseks stardi kiirenduse mõttes ja inkubaatorina toimivaks. Et ilmselgelt on kätte jõudnud aeg, kus me peaksime koos sektoriga koos vaatama, et mis see järgmise faasi nii-öelda arenguloogika, millele see peaks nagu põhinema või kust kohast milliseid motivaatoreid ja stiimuleid seada riigi poolt ka, et see järgmine arengukõver oleks suurusjärgu võrra suurem, kui see inkubatsiooni oma on, sellepärast, et praegu veel oleme ausad, sektori üldkäibe osas
see ka Eesti majanduses ei ole veel üleliia nähtav, aga see arenduspotentsiaal ja need edulood, mida siin ka läbi väga suurte raskuste ja isiklike riskide võtmise kaitsetöösturid on tegelikult tänaseks ära toonud. Ja üks see privileeg, mis selle valdkonnaga tegelemisel ongi, et ma olen tegelikult õppinud tundma nii mõndagi erasektori liidrit, kellel on sees pauku ja energiat ja ideid ja just kestlikkust rohkemgi kui mõnel legendaarsel poliitikul. Nii et see teeb igati rõõmsaks ja loob aluse tegelikult ka edasisele tegevusele. Et selles valdkonnas on ilmnenud ka siis nagu ikka algfaaside lõpupoole ilmnevad teatud sellised süsteemsed pinged, mida me üritamegi siis uue kaitsetööstuspoliitikaga adresseerida. Me oleme juba alustanud seda protsessi, mil oli eelmine nädal mõttehommik siin Eesti Kaitsetööstuse Liiduga, Kaitseväega ja teadusringkondadega, et arutada siis, et mis need nagu põhiteemad või keskkondlikud pingutused peaksid olema, mis aitaksid kaitsetööstusel jõuda järgmisesse arengufaasi. Ja ma nimetan siin mõne, teised panelistid võivad neid hiljem kommenteerida ja ka vaidlustada. See uus kaitsetööstuspoliitika on ka veel inkubatiivses faasis, nii et keegi isiklikult ei võta, kui ka sisuline debatt siin samas avalikult vallandub sel teemal, peabki vallanduma. Esiteks eksisteerib teatud selline ootus, nii nagu näitas sektori enda antud tagasiside uuringu põhjal, kui ka meie süsteemi sees selliste fookusteemade tekitamisele, ehk siis natukene paremale fokusseerimisele temaatiliselt, et milliseid probleeme peaks kaitsetööstus tulevikus aitama sõjalisel kaitsel, mitte ainult Eesti omal, vaid ka teiste riikide omal lahendama. Et loomulikult siin ka sellesama Euroopa Liidu rahade avanemise survel on sellised fookusteemad tekkeliselt isevooluteed juba tekkinud, näiteks autonoomsed platvormid ja küberkaitse, aga see isevool ei pruugi järgmisel 10 aastal kõige mõistlikum lähenemine olla. Ja EKTL-il endalgi on ka samuti võtmeroll siin meie nägemuse järgi selles, et üldse sellised fookusteemad saaksid tekkida, sellepärast et teadupärast kõik, mis puudutab nii-öelda tööstuse riigipoolset arendamist, siis igasuguse fokusseerimisega kaasneb alati kellegi perifeeriasse jäämine. Ja see, kuidas tekitada see usaldusmehhanism, et kuidas neid nii-öelda fookusteemasid ja neid arengusuundi läbi rääkida nii, et see fookus ei oleks liiga lai, nii et sellel protsessil üldse puudub mõte. Ja teisalt, et see ei oleks ka mitte legitiimne sellisel määral, kus ta tekitab üldist usaldamatust riigi ja sektori vastu. Et see on üks selliseid asju, mida me peame koostöös sektoriga nüüd uue kaitsetööstuspoliitika juures adresseerima. Teiseks, ja see läheb nüüd konkreetsemalt siin selle teema juurde, mida Ingvar mainis, et me peakski natukene põhjalikumalt artikuleerima ära selle, kuidas ja millistes etappides võiks siis kaitsetööstusfirmad või siis nende konsortsiumid kaasuda sellesse otsustusprotsessi, mis viib siis võimevajaduse, sõjalise võimevajaduse defineerimisest siis konkreetse ostuni, konkreetse lepinguni. Ja siin on olnud väga palju selliseid signaale, aga need signaalid sellele ootusele, et see protsess ära kaardistada, peaksid muutuma selle kaitsetööstuspoliitika järgmise versiooni käigus märksa nagu konkreetsemaks. Ja mul on konkreetne plaan istuda ka EKTL-iga maha ja Kaitseväega ja kaardistada ära siis kujundlikult öeldes need bussipeatused, kus tavaliselt võimeplaneerijad rohkem või vähem tulemuslikumalt peatuvad ja vaatame, et millistes peatustes, millistel juhtudel on mõtet kaitsetöösturil seista, et ei tekiks sellist, ütleme ka rollisegadust kogu selles kaitsetööstuse arendamise hea tahte taustal, mis tegelikult tööstussektoril lisaks kasumi taotlusele on ilmnenud ilmselgelt. Siin on loomulikult ka
palju mul aega on veel? 30 sekundit. Siin on loomulikult ka omad loomulikud piirid, mis tulenevad üldse riigivalitsuse põhimõttest kui ka sellest, et üks asi, mis siin Ingvar mainis, oli see hiljutine debatt, et kes peaks määrama sõjalise kaitse võime vajaduse, et see loomulik piir on selline hügieenipiir, et Kaitseväe juhataja on see, kes ütleb Eesti suguses riigis eriti veel, kuidas ta tahab riiki kaitsta ja see küsimus, kuidas on väga intiimselt seotud küsimusega, mida. Ehk siis selle terviklikkus, väikese süsteemi terviklikkus, Eesti riigikaitsesüsteemi terviklikkus tänu väiksesele on olulisem kui suurtes riikides, kus seda massi on rohkem ja eksimusruumi ka rohkem. Ja selles mõttes on hästi oluline, et me räägiks läbi mitte ainult selle bussipeatuse, vaid kuidas sellest ühistranspordi kultuurist nii-öelda, et kuidas selle bussi peale tulla, kuidas seal käitutakse nii, et kõik ennast turvaliselt tunneksid nii ametnikud kui ka ettevõtjad, sest ka ametnikel on teatud hirm nii-öelda konsulteerida hangete väliselt ettevõtjatega ja ka seda tuleks süsteemselt adresseerida ja võib-olla luua ka mingi turvaline rambivalgus ja see õiguslikult ka ära reguleerida, et eksisteeribki sarnaselt sellele lavale näiteks täiesti turvaline koht, kus ettevõtja siis teatud nii-öelda sektori esindajana, mitte eraldi juriidilise isikuna ja ametnik saaksid täiesti legaalselt arutadagi neid asju, et okei, mis meil 10 aasta plaanis on, kuidas, millised on meie majanduspotentsiaalid nendes valdkondades, kas on huvitatud, kes tahaksid siin saada, ütleme niimoodi, infot selle kohta, et siuke plaan on teostamisel varem kui rahvusvahelised relvakonglomeraadid, sest siin, kui me ei räägi nüüd konkreetse hanke toimetamisest, siis siin teatud eelis ikkagi ju kohalikul tööstusel on, et sellise info vahetamist ei keela ükski hankeseadus, kui arvestada seadust tulenev piirangud. Ja kolmas asi, mis ma mainin ära, hästi lühidalt on riigipoolse tellija kompetentsi kasvatamine, et tekiks sisenõudlus ja see tellija kompetents peaks tegelikult selle mündi teine pool on äridiplomaatia, mis meil on küll mingil kujul olemas, aga me peaks tekitama ikkagi mingi sektori spetsiifilise äridiplomaatia võimekuse ja seal tuleb samuti minna märksa detailsemaks ja keskendunumaks oma lähenemistes ja konkreetsemaks, et need reaalselt ka tulu tooksid, sest niisama lipu lehvitamine või ka Facebookis pildi jagamine Kaitseministeeriumi poolt oma tööstuse parimate näidete kohta ei tööta. See maailm toimib natuke teistpidi. Aitäh! Nii, aitäh! Veiko Vello, Kaitsevägi kui see põhitellija, et kuidas siis Kaitsevägi näeb oma tellija rolli? Tere, Kaitsevägi kui klient ja meie peaksime olema need, kes peaksid hakkama sõnastama neid probleeme, millest Meelis rääkis. Enne kui ma lähen probleemi sõnastamise juurde või konkreetsemate probleemide juurde, ma tahaks rääkida 2 suuremast märksõnast. Esimene on innovatsioon kõige laiemas mõttes ja teine on Eesti kaitsetööstuse konkreetne osalus Eesti riigikaitses ja veel rohkem sõjalises riigikaitses. Innovatsiooni puhul ma tahan rääkida mitte niivõrd innovatsioonist kui tasakaalu hoidmisest olemasoleva ja nii-öelda innovaatilise poole pealt, arengu poole pealt. Ja siin on väga oluline aru saada, et sellel hetkel, kui valitakse innovatsioon, sellel hetkel, kui otsustatakse, et me läheme täiesti teistmoodi edasi, siis see võtab ressurssi. See võtab alati ressurssi ja teiselt poolt see ressurss on ära otsese sõjalise riigikaitse arendamisest. Ja see on tavaliselt asi, mis jäetakse kahe silma vahele. Ehk siis sellel hetkel, kui sa otsustad täna, nüüd ja praegu panustada mingisugusele tulevikuvõimele, mingisugusele tuleviku arengule, siis see raha või see ressurss, mida sa paned tuleviku arengule, seda sa ei saa panna asjale, mis teeks sul täna, nüüd ja praegu pauku. On selge, et innovatsioon ka sõjaväes on tulemas ja päris suur järgnevatel aastatel ja see järjest rohkem ja rohkem puudutab meid. Ehk kui vaadata, kuidas sõjanduses on progress ja innovatsioon käinud, siis võtame näiteks sellise näite kui õhuvägi või hävituslennukid. Kui te võtate teise maailmasõja aegse piloodi, kas siis Messerschmitti või Spitfire'i kabiinist, siis tema tegi kõike ise seal. Tema juhtis lennukit füüsiliselt, tema vaatas ümberringi, otsis sihtmärke, pidas sidet.
arvestas ennakuid, et hävitada vastase lennukeid ja nii edasi. Kui te võtate selle kõige parema piloodi teise maailmasõja aegse ja panete ta tänapäevase F-35 kokpiti, siis ta ei suuda seal mitte midagi teha. Absoluutselt mitte midagi teha. Ta ei suuda isegi lennukiga lennata. See progress on olnud kohutav ja meeletu. Kui te võtate ja vaatate 90. aasta või 95. aasta üksiksõduri varustust ja võrdlete seda näiteks teise maailmasõja aegse varustusega, siis see vahe ei ole olnud väga suur. Seal on nipet-näpet on parandatud, aga see vahe ei ole väga suur. Kui te võtate tänapäevase üksiksõduri varustuse arenenud lääneriigis ja võrdlete seda 95. aasta varustusega, siis see areng on olnud jälle meeletu, alates vormidest, vormimaterjalidest, lõigetest, kuni lõpetades öövaatlusseadmeteni, erinevate vidinateni, mis selle sõduri küljes käivad, või siis kas või pealambini, mida aastal 95 muuses ei olnud sõduri varustuses. Nüüd samasugust arengut ei ole toimunud kõige olulisemas asjas ehk sõjaväelises juhtimises. Kui te võtate teise maailmasõja aegse brigaadi ülema, ükskõik millise riigi sõjaväest ja panete ta tänapäevase brigaadi juhtimispunkti, siis tal läheb võib-olla veerand tundi, võib-olla 20 minutit, ta saab aru, mis toimub ja see lahing näeb välja täpselt samasugune nagu teise maailmasõja ajal. Selles mõttes samasugune, et sa ühendad efekte, proovid oma pioneere, proovid oma suurtükiväge ja saada sinna murdepunkti ja raskuspunkti ja sul on natukene rohkem relvi, mis lasevad kaugemale ja mõned sensorid, mis näevad paremini, aga see viis, kuidas sa juhid, ehk sa juhid häälega, sa mõnikord juhid trükkides, see viis, kuidas sulle seda olukorda esitatakse ja kuidas sulle informatsiooni pakutakse, ei ole suurt erinev teisest maailmasõjast ja aastal 2020. Mina arvan loomulikult, ma ei ole mitte mingi prohvet, vaid seda arvavad enamus juhtivad sõjaväelased, nii et mina ainult kopeerin nende tarku mõtteid, et järgmine suur innovatsioon ja järgmine suur pööre toimub just tehisintellekti ja mehitamata süsteemide osas, mis toovad selle erisuse ja erinevuse lahinguväljale. Nüüd meile tagasi tulles selle juurde, tasakaalu otsimise juurde, siis Eestil on seda tasakaalu väga-väga raske leida. Et veel kord, kui me näiteks otsustaksime, et me panustame tehisintellekti väga märkimisväärse osa meie kaitse-eelarvest, siis selle arvelt me suudaksime vähem hankida tankitõrjerakette, vähem püsse, vähem laskemoona. Ja praegu, kuigi täna nüüd ja praegu ja võib-olla ka ülehomme sõjalist kallaletungi Eestile ei ole ette näha, siis aasta jooksul mina sellist garanti Kaitseväe peastaabi ülemana ei julgeks anda. Nüüd teine teema, Eesti kaitsetööstuse osalus Eesti sõjalises riigikaitses, et kui suur see peaks olema, siis ka seal on loomulikult tasakaalu küsimus ja kaitseväelasena ma ütleksin, et ma ei tea. Ma arvan, et mida odavamalt meie saame selle niinimetatud paugu kätte oma euro eest, seda parem. Kas need sokid tulevad Eestist, see on pigem majanduspoliitiline küsimus, kas need relvad tulevad Eestist, kas laskemoon tuleb Eestist, ma ei tea, see on majanduspoliitiline küsimus. Aga kui ma nüüd neid kahte asja koos vaatan, innovatsioon ja Eesti kaitsetööstuse osakaal, siis ma ütleks, et siis nende kahe asja kokku, neid kahte asja kokku pannes, muutub see pilt minu jaoks väga oluliselt. Ja kuidas ta muutub? Ma ütlen väga selgelt ja kindlalt, et minu jaoks on olulised 3 asja. On moderniseeritavus, kohaldatavus ja isikustamine. Ja uute relvasüsteemide, uute juhtimissüsteemide, uute vahendite või isegi vahendite, mida maailmas ei ole piisavalt juurutamine Eesti kaitseväkke, peab olema selline, et nad oleks meile kiiresti moderniseeritavad, kiiresti kohaldatavad ja kiiresti isikustatavad iga asja puhul. Näiteks juhtimissüsteemide puhul. Juhtimissüsteemi puhul tänapäeval ei loe mitte niivõrd see, kui hästi sa suudad oma lõpp-produkti kirjeldada, vaid kui kiiresti seda suudetakse moderniseerida käigu pealt, selleks, et ta vastaks sinu tänasele vajadusele ja võib-olla sinu homsele vajadusele. Aga veel kord, vahet ei ole. Võtame isegi üksiksõduri vormiriietuse. Minu jaoks ei ole mitte niivõrd see tähtis, et kus kohas see vorm toodetakse, vaid kuivõrd see, kui hästi ta igat üksiksõdurit aitab täita tema ülesannet lahinguväljal. Ideaalis võiks olla niimoodi, et iga sõdur disainib ise endale vormi. Ja kui see vorm on Eesti kaitsetööstuse tehtud, kui see know-how on Eestis olemas, siis miks mitte
see miks mitte, vaid see just toetaks meid kõige paremini. Nii et kohaldatavus, isikustamine ja kiire moderniseerimise tsükkel. Ja siin ma näen väga suurt kasu sellest, kui see know-how, see teadmine, kui see oskusteave on just nimelt Eestis ja ükskõik millise asja puhul. Ma arvan, et ma siin kohas lõpetan ja midagi rohkem ei ütle. Hoidsin aega kokku. Jah, aitäh. Taavi, kaitsetööstuse vaade nüüd sellele, et kuidas siis seda tasakaalu kaitsetööstuse poole pealt vaadata ja väga huvitav asja viskas siin Veiko Vello õhku nimelt odavus, eks ju, mis igat kaitsetööstusettevõtet ka alati huvitab ja küsimusi tekitab, et kas hind on oluline või kvaliteet on oluline või kus see tasakaal peaks olema. Nii et Taavi, palun. Ja aitäh ja tere päevast veel kord minu poolt ka. Et kõigepealt muidugi ma tahan tänada meie partnereid, nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväge, et tõesti see koostöö on olnud väga viljakas ja kindlasti ma ei väsi kordamast, et Kaitseministeerium on kindlasti kaitsetööstuse edendamisel teinud süsteemsemat ja paremat tööd kui ükski teine ministeerium ühegi teise tööstussektori edendamisel. Aga kindlasti me oleme jõudnud ka mõneti sellisesse murdepunkti, et Meelis juba peaaegu neid Goldschmidti sõnu tsiteeris, et mis tõi meid siia, ei vii meid siit edasi. Et aga nii ongi. Ehk mis siis tähendab seda, et sisuliselt see küsimus, et kuidas Eesti kaitsetööstus peaksid minema edasi nii rahvusvahelises vaates kui kodumaises vaates partnerina Eesti riigile, et need küsimused tuleb meil vastata. Ja kaitsetööstus loomulikult asub neid küsimusi vastama sellest lähtekohast, millest lähtuvalt me ka kunagi Eesti Kaitsetööstuse Liidu asutasime, et mis on meie missioon. Meie missioon on toetada Eesti kaitsevõimet, luues samal ajal töökohti ja majanduslikku heaolu Eestis. Selles mõttes on kaitsetööstusega paganama hea Eestis tegeleda, kuna on vähe sektoreid, kus on olemas väga selge, väga laiem avalik missioon, avalik mõõde ja ta panustab Eesti ühiskonda kahel viisil, läbi suurema võime ja läbi uute töökohtade ja majandusliku heaolu. Ja tõesti need ei saa lahutada, sest ilmselgelt just ka see viimane 2020. aasta on suurepäraselt seda näidanud. Et kui ajad lähevad raskeks ja kui võib-olla kõik kokkulepped ei tööta päris nii, nagu on plaanitud ja kui me eelkõige hakkame mõtlema sellele, et kuidas oma inimestele tööd ja leiba anda, siis ilmselgelt hakkame me ka mõtlema selle peale, et kuidas neid kahte asja omavahel ühildada, ehk kuidas oma inimestele tööd ja leiba andes rohkem kaitsevõimet luua. Ja sellest lähtuvalt kindlasti ka seesama odavus, et mis tähendab odavus ühiskonna jaoks, sest lõppkokkuvõttes on see avalik raha. Loomulikult me kõik saame aru, et kaitsev ülesanne on kaitsta Eesti riiki. Aga ühiskonnana tervikuna, kui me investeerime sellesse valdkonda, siis me tahaksime saada maksimaalselt sotsiaalmajanduslikku efekti. Maksimaalselt sotsiaalmajanduslikku efekti, et iga euro, mis me sellesse valdkonda investeerime, viib meie ühiskonda kõige enam edasi. Edasi siis kaitsevõime seisukoha pealt, kui ka edasi üldise heaolu seisukoha pealt. Ehk et see uus kaitsetööstuspoliitika, millele ka Meelis siin juba viitas, peakski sisuliselt selle tasakaalu akti defineerima. Ja sellepärast on ääretult oluline tööstuse poolt vaadates, et uuest kaitsetööstuses poliitikast ei saa mitte ainult kaitsevaldkonna dokument, mis on heaks kiidetud kaitseministri poolt, vaid sellest saab vähemalt valitsuse dokument, kus on olemas ka kõigi teiste elualade, niinimetatud teiste elualade aktsept, et jah,
me selles valdkonnas nii tegutseme, on see siis riigiabi, riigihanke, erinevate toetuste, kuni kvalifitseeritud tööjõu riiki lubamiseni välja, et need seatud eesmärgid, need seatud mõõdikud saavutada. Kui tulla nüüd natukene ka konkreetsemaks, et ma mõtlesin, et 3 mõtet just kaitsetööstus osana kaitsevõimest riigi kõigis kaitseseisunditest. Ja kindlasti siin laval olijatel on see mantra, mida Kaitsetööstuse Liit on juba viimased 10 aastat rääkinud, tuttav, aga meie jaoks on ta just oluline lähtuvalt sellest missioonist, et miks me üldse eksisteerime. Et kui me ei näeks tööstust osana võimes, siis ei oleks ka liitu vaja. Sellisel kujul vähemalt mitte, sest kui meie missioon on panustada Eesti patriootidena kaitsevõimesse, siis kui teised meid osana sellest ei näe, siis on väga raske ka ise seda missiooni realiseerida. Ehk et kuidas me siis seda missiooni näeme, et tõesõnaga Kaitseministeerium, siin juba nimetatud arendustoetus, mis on olnud väga edukas tööriist, enamus Eesti tänased kaitsetööstuse ettevõtted on ühel või teisel kujul tänu sellele väga väikesele rahale, mida Kaitseministeerium 400 000 on eraldanud, saanud tuuletiibades. See on väga edukas instrument olnud. Et ainuke moraalne põhjendus minu jaoks, et me selle võtame selle raha kaitse-eelarvest, ongi just täpselt see sama, et me läbi selle, nende ettevõtete arendamise taas loome Eesti kaitsevõimet. Vastasel juhul, kui me seda nii ei näeks, oleks see põhimõtteliselt vale. Sel juhul võiks sellega tegeleda Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, EAS, kes iganes, kes tegeleb näiteks puitmajade klastriga. Ehk et mida me siis pakkuda saame? Et esiteks, et nii nagu siin juba kõlas, et kui Kaitseväe ülesanne on kaitsta Eestit, siis meie ülesanne on pakkuda see tööriista komplekt Kaitseväele Eesti kaitsmiseks. Ja see kindlasti ei ole absoluutne, ta kõlas siin absoluutselt, ma ei taha öelda nii-öelda Eesti kaitsetööstuse poole pealt, et see on absoluutne, aga see koostöö, kuhu ta ka peab minema, ongi täpselt see, et see selline probleemlahendusloogika. Et tõesti, et kui sul on aamer, tundub iga probleem naelana, aga tõenäoliselt on meil erinevaid probleeme, mis vajavad erinevaid tööriistu. Et see tööriistakast peab olema palju laiem. Ja see ongi see, et see probleemlahendus, Kaitsevägi peab nägema just strateegiliselt, doktriini tasandil neid probleeme, mida meie peame ja tahame, mida ei pea, vaid tahame aidata lahendada. Ja see ei saagi toimuda selle konkreetse hanke raames või isegi selle hanke heel, vaid see peabki toimuma oluliselt strateegilisema arutlusena, oluliselt ajas varem. See loob esiteks võimaluse tööstusel, see võime luua ja teiseks see annab ka võimaluse arutada läbi siis, et mis on see parim lahendus. Ja see toob mind selle teise punkti juurde, mis ma arvan, et on kasvavalt oluline ja millest võiks kindlasti rääkida, et mina usun, et kui Eesti kaitsetööstuse ettevõtted ja me siin Tarmo Ränisoga just ka nimetatud kaitsetööstuspoliitikat ettevalmistades viisime läbi ühe küsitluse meie ettevõtete hulgas, et mida te näete, et mis on teie peamine probleem täna ja järgmise 12 kuu jooksul. Ja ma ei taha praegu tulla nende probleemide juurde, aga veel kord üle korrata, mida ma ka sissejuhatavalt siin täna ütlesin, et me selle küsitluse ettevalmistamise käigus vaatasime, et pole mõtet küsitleda võib-olla ettevõtted, kelle jaoks on kaitsetööstuse äri marginaalne, väike asi.
et kelle peamine äri on kaitsetööstus. Neid ettevõtteid oli circa 45. Ehk et mis tähendab seda, et 45 ettevõttel, kes enamus tegutsevad eksporditurgudele suunatud, on olemas inimesed, kompetentsid, mida nad igalt poolt maailmast saavad. Ehk et see ei ole täna, ma arvan, see koostöö ainult mitte väelt tööstusele, vaid see on ka tööstuselt väele, mida meie inimesed erinevate armeede, erinevate struktuuridega väljaspool Eestit omandavad. Et me saame anda ka teistpidi selgelt tagasi. Ja viimane aspekt, mida ma tahan rõhutada, on see, et kui me siin rääkisime tööriistadest, siis ilmselgelt meie võimalus ongi disainida konkreetselt Eesti kaitsmiseks sobivad tööriistad, mida on võimalik siit pärast müüa laia maailma. Ehk et kui me räägime, et maailm on ühe asümmeetrilisem, siis ilmselgelt, et nii nagu ühel hetkel oli tiigrihüpe toimus Eestis, võeti kasutusse massiivselt avaliku sektori digitaliseerimine. Me oleme täna avaliku sektori mõttes kõige digitaliseerunum riik maailmas, et mõneti tuleks nagu sama asi ka läbi viia kaitsevaldkonnas, et mis on need uued innovaatilised lahendused, kuidas me üllatame oma vastast, ja siin võiks tööstus tulla ka selliste uute innovatiivsete lahendustega kenasti pilti, et pakkuda tööriistasid, millega me suudame oma vaenlast üllatada sellises asümmeetrilises maailmas. Aitäh! Ja aitäh sissejuhatuse eest. Nüüd Meelis Oidsalu, siin Veiko Vello Palm ja ka Taavi rääkisid väga palju sellest tasakaalust, et kui palju siis peaks olema 2% riigikaitsest nüüd tulevikku vaatav ja kui palju peab see olevikku pauku tegev tasakaal seal olema, kus see tasakaalupunkt siis peaks Kaitseministeeriumi arvates olema? Ja ma ütlen sulle ausalt, ma ei tea ja see ongi see, mida me saame ainult koos Taavi ja sektori ja kaitseväega läbi rääkida, läbi mudeldada erinevad need kaasumise ulatused ja ausalt läbi rääkida ka need hirmud, mis täna tegelikult on ka avaliku sektori töötajal, näiteks mingit tööstuse esindajaga suheldes, ja see võtmepunkt on siin selle usaldusliku turvalise sandboxi tekitamine selliseks dialoogiks, siis saab see sealt täpselt tekkida, sest seni me olemegi rääkinud, ütleme niimoodi 3-sõnaliste lausetega neist asjadest. Tuleks artikuleerida. EKTL on selles mõttes väga head tööd teinud, et nad on ennast ka positsioneerinud sellise, ütleme, vahealana või sandboxina, mida võiks edaspidi rohkem võib-olla kasutada selliste ettevaatavate asjade planeerimisel ka. Aga kui me räägime nüüd sellest, et kuhu 2% sees see joon peaks liikuma, siis küsimus ei ole ju ainult selles 2%. Küsimus on selles, et see ei ole nullsumma mäng, millele Taavi ka siin viitas. Et ilmselgelt minule kui rahaküsijale on parem, kui ma saan rahastajale öelda, et by the way, et tulevad ka töökohad, sotsiaalmajanduslik mõju, SKP kasvab, see, mis toob riigikaitsesse raha tagasi ja selliste, ütleme, business case'ide müümine Eesti sees on võib-olla üks kõige suurem korralduslik väljakutse, mida me peaks EKTL-iga koos käsile võtma, et me oleme suutnud Euroopas ja välismaal ennast paremini müüa kui Eestis. Aga selleks tuleb luua selline turvaline sandbox, kus neid konkreetsete võimearenduste puhul siis arutada neid küsimusi, mida me kindlasti ei tahaks ja mis see võib tunduda sellise kohatu ametniku manitsusena, ülemakstud ametniku manitsusena, aga siiski ma tahaks öelda, et lihtsalt olles selle asja sees olnud ka ja käinud siin eelmine aasta mitu korda AK-s aru andmas siis meie koostööst relvatöösturitega, et on oluline ka sektori poolne teatud selline eneseregulatsioon ja ka ühiskonna poolne teatud lobireeglite paikapanek, et kui me selle sandboxi teeme, et siis me ei avastaks ennast olukorras, et okei, et me ajame siin mõistlikku juttu, aga samal ajal käib Riigikogu suures saalis mingi välismaise relvatöösturi poolt juhatatud etendus, mis üritab üldse kogu seda sandboxi eemale tõugata mängust. Et siin oleks ka vaja sektori toetust kindlasti, mis on praegu lihtsalt, et niisugune kainestava perspektiivina
meid on tabanud tohutu majanduslangus ja me praegu võitleme selle eest, et säilitada kaitsekulu eelmise majandusprognoosi põhiselt kasvõi. Ja see toob veel enam pilti selle nii-öelda riigisisese enesemüümise just sellise sotsiaalmajandusliku business case'i raames ja seda saab teha ainult koos nii-öelda sektoriga. Et see on see meie ühine pingutus. Ja kui me suudame sellisest nullsumma retoorikast minna sellise asja peale, kus meil ongi ühiste nii-öelda huvide esindamine strateegilises plaanis, siis ma arvan, kaovad ära ka need paljud pinged. Aga selle eelduseks on see, et sektoris toimub teatud selline enese regulatsioon. Kas see sandbox, millest sa räägid, kas see võiks olla koht, kus tullakse kokku ja ühiselt tegeletakse või see on koht, kus ükskord arutatakse asjad ära ja siis minnakse laiali ja tehakse igal pool eraldi? Ma toon ühe näite, ma praegu piloteerime ministeeriumis ja teiste ametkondade ja EKTL-iga ka sellise asjaga, nagu on drooni turvalisuse strateegia. Meid tabab üsna pea siukene reaalsus, kus ütleme, need elektritõuksid hakkavad lendama. Et samasugune paanika tabab nagu elektritõuksidega tagas Tallinna linnavalitsust, tagab meid õhust ja õhk on märksa nagu haavatavam sfäär tavainimese jaoks. Ja me püüaks nüüd siin selle aasta sees käimas olnud uurimisprojekti raames sõnastada ära, mis oleks see risk ja oht, mis meid ees ootab turvalisuse vaates ja milline oleks sektoriga koos läbi räägitud tehnoloogilisi potentsiaale arvestav selline tellija kompetents või tellimus, riigipoolne üldine tellimus selle valdkonna lahendamiseks, et seal ei juhtuks niimoodi, et iga asutus tekitab endale tajutud turvalisuse sellega, et ostab mingi jubina commercial off the shelf lihtsalt või government off the shelf välismaalt, pannakse see püsti ja siis selgub, et et naabermajas on sideprobleemid sellega seoses ja kogu operatsioon tuleb kinni panna. Ja me tahaks nagu selles pilootprojektis ka distantseerida üldse tootepõhisest mõtlemisest, vaid mõelda selle peale, riigil on probleem, tsiviildroonide ohutuse tagamise probleem. Inimesi, kes sellest midagi teavad, on vähem kui seal töörühmas. Ja on ilmselge, et iga asutus ei saa selle akuutse probleemiga ise hakata tegelema. Ja ühe võimalusena tulebki läbi rääkida, kas on mingi ettevõtete või eraettevõtete konsortsium Eestis olemas, kes võtaks mõnes mõttes üldse selle probleemi nagu teenusena pikaaegselt lahendada, ilma et me peaks hakkama rääkima uute asutuste rajamisest, et seal oleks mingi äriline loogika ja see organisatoor või see probleem ise rahastaks ennast ära ka mõnes mõttes. Veiko Vello, Taavi rääkis siin sellest, kuidas kaitsetööstus tahaks pakkuda tööriista kaitseväel, et kuidas siis peaks selles sandboxis, millest teile Meelis rääkis, välja nägema, et õiged tööriistad jõuaksid siis õige probleemi lahendamiseks? No nüüd proovides kokku panna Meelise lauset, et peab alustama probleemi sõnastusest ja siis Taavi minu arust väga head mõtet, et koostöö alustamiseks hanke etapp on liiga hilja, ilmselgelt liiga hilja. Ja nüüd siis sinna liivakasti juurde tagasi minnes, siis on olemas selliseid üldiseid probleemi püstitusi ja probleemi sõnastusi, mida ühelt poolt peaks tegema kaitsevägi, aga teiselt poolt võiks teha ka tööstus ise, kellel on märgatavalt laiem silmaring väga paljude detailide osas. Ja ütleme siis seda probleemi sõnastusest, näiteks võtame sellise asja nagu mehitamata süsteemid ja tehisintellekt. 2 sellist väga üldist märksõna. Siis probleemi sõnastus võiks olla midagi sellist, et kui te sõjaväelase vaatenurgast, et kui te võtate jalaväepataljoni, võtame näiteks kaudspataljoni, siis kaudspataljoonis on umbes 700 inimest. Ja kui keegi joonistab kaardi peale noole, et kaudspataljon peab kuskil midagi ründama ja nüüd on seal selline läbimurdekoht või ründekoht või selline raskuspunkt. Ja kui ma nüüd hakkan maha arvestama neid inimesi, kes seal raskuspunktis ei ole kohal, me tahame sõjaväelastena, et võimalikult palju tulejõudu, võimalikult palju inimesi oleks seal raskuspunktis, siis ma kõigepealt löön maha sealt pataljoni koosseisust sidemehed ja kokad ja keda iganes veel, miinipildurid ja nii edasi ja nii edasi. Siis ma panen ühe kompanii endale reservi,
sellest Scoutspataljoni 3 kompaniist, osad inimesed panen külgjulgestuse, siis nüüd need kompaniid, kes seal raskuspunktis on, need panevad ka veel midagi endale reservi ja midagi külgjulgestusse. Ja siis kuskil sellest 700 inimesest, kes seal Scoutspataljonis on, siis seal raskuspunktis, seal läbimurdepunktis on võib-olla 60 inimest, võib-olla 70 inimest. Ja see on minu jaoks kui sõjaväelase probleem. Ma tahan, et keegi mul see probleemi ära lahendaks. Ma tahan, et seal ei oleks mitte 60 inimest, vaid 400 inimest, 500 inimest, kes selle raskuspunktis oma tulejõu ja selle massi nagu välja tooks. Aga kuidas täna Kaitsevägi käib ja ütleb seda kaitsetööstusele? See ongi probleem, et meil ei ole sellist nagu turvalist ühelt poolt liivakasti ja teiselt poolt on see küsimus, et kellele me seda ütleksime. Et me oleme Eesti Kaitsetööstusliiduga üritanud tekitada selliseid seminare, aga ma möönan, et meie probleemi sõnastus on tihtipeale võib-olla liiga kitsas. Ta ei ole lennukas, ta ei ole kaugele vaatav, ta ei ole pikaajaline ja ka väikseid probleeme tuleb lahendada. Aga just selline suur probleem, selline suure probleemi püstitamine võimaldaks Eesti Kaitsetööstusliidul teha sellist pikaajalist koostööd. See oleks nagu meie poolt selline liivakasti asi ja teiselt poolt ütleme siis niimoodi, et kui me vaatame kas või selliseid primitiivseid asju, nagu jälle ma mainisin kaitsevormi või see sama välivorm, mis mul seljas on, siis on selge, et kui me tänapäeval endale riideid ostame, siis meil ei ole kõikidel ühesugused riided, ühesuguse lõikega, ühesuguse tegumoega, vaid kõik tahavad endale natukene erinevaid ja selliseid, milles sa ennast mugavalt tunned. Ja nüüd võiks olla kaitsetööstuse ettevõtte, kes võib-olla pakuks meile mingit sellist lahendust, kuidas me saame seda isikustada ja kohaldada. Taavi, võib-olla sa räägiksid natuke sellest, et selleks, et osapooled seal liivakastis kokku saaksid mõistlikult saada, peavad olema osapooled ette valmistatud. Et on aru saada, et riigil on oma ülesanded teada, eelarve tuleb iga aasta, Kaitseväe poolt on ka üsna selge, väga põhjalikult selles võimel planeerimisprotsessis läbi arvutatud, et mida kõike vaja on, mis ajaks kuskile midagi peab jõudma. Et mis on nagu tööstuse vaates just need olulised punktid ühe ettevõtte vaatest võib-olla isegi, et millised need eeltingimused peaksid riigis olema olemas selleks, et üldse tööstus oleks valmis tulema sinna kasti arutama 2 väga suure olulise osapoolega selliseid olulisi riigikaitselisi küsimusi? Ja aitäh. Et kõigepealt ma ka siiski selles mõttes seda turvalise keskkonna küsimust puudutan, kuna ma pean ka seda ääretult oluliseks. Sellepärast, et ma näen täna tööstuse poole pealt ja täiesti õigustatult, et inimesed, meie head partnerid ametnike näol ei taha võtta riski. Ma saan teist täiesti suurepärast aru, sest miks nad peaksid võtma riski? See risk ei ole kuidagi nagu rewardid või selle riski eest ei saa midagi nagu juurde. Et meil on küll ja küll Eesti halduskultuuris näiteid riigiametnikest, kes on tahtnud teha rohkem, võib-olla kui nende ametijuhend ja tööülesanded seda ette näevad. Ja nad on saanud sellest vastu pead. Kusjuures absoluutselt on tegemist olnud väga eetiliste, väga ausate, väga riigile pühendunud inimestega. Ja kui selliseid kõrge profiiliga näiteid on jälle ja veel, siis ju kõik inimesed õpivad. Targad inimesed õpivad ja me oleme kujundanud täna nagu halduskultuuri, kus on hinnatud või saab väärtustatud see, et pigem, et kui sa midagi ei tee, siis sinuga ka midagi ei juhtu. Ja kaitsetööstuse jaoks on see suur probleem, sellepärast, et kaitsetööstus on eelkõige business to government äri. Ja me saame kõik aru, et ja jättes isegi Eesti kõrvale, me saame aru, et ka Eestist välja ei ole võimalik Eesti ettevõtetel minna, kui nad ei tee koostööd Eesti riigiga, Eesti kaitseväega. Sest esimene küsimus meie partneritelt väljast on see, et kas teie enda riik kasutab neid seadmeid või ei kasuta. Ja et üldse sinnamaani jõuda, on vaja testida. Jumal tänatud, ma arvan siiski, et ka üks väga positiivne pool on see, et me oleme viimastel aastatel saanud selle testimise poole päris hästi tööle.
koos Kaitseväega ja selles mõttes suur aitäh kindlasti Eesti Kaitseväele selle eest, et nad on oma tööülesannete, teiste tööülesannete seas võtnud ka selle ülesande enda kanda. Aga ma siit jõuangi oma peamise punktini ja see on see, et ka riigi poolt koostööd kaitsetööstusega ei saa teha obi korras. Et see ei saa olla kellegi obi, et ta teeb muud tööd, aga siis tuleb seal mingi kaitsetööstuse ettevõte, et okei, mulle see teema meeldib, ma lahendan selle küsimuse ka ära. Niisuguses õhinapõhist kaitsetööstusega koostööd riigi võttes teha ei saa. Esiteks see panebki inimesed riski, kui see ei ole tema ametiülesanne, siis on kohe küsimus, miks ta sellega tegeleb. Ja teiselt poolt ka see ei anna meile mingit süsteemset lähenemist. Ma arvan siiski üks hea näide, mida siin oli, et kõik teavad, on see, et me ühel hetkel saime siiski kaitsetööstuse ja Kaitseväe vahelised töörühmad enam-vähem, mitte küll kõik ühel tasemel, aga enam-vähem tööle. Ja see oli ka see murrangu punkt, kus Riho Terras Kaitseväe juhatajana siiski ütles, et mingite inimeste, mingite kaitseväelaste jaoks nendes töörühmades osalemine ei ole peale viit tegevused, vaid et see ongi osa nende tööülesannetest. Ja ma arvan, et seda mudelit, et see on see tee, mõneti ka, kus tekib see turvaline keskkond, kui sisuliselt ongi antud legitimatsioon, et sa mitte ei või, vaid sa pead sellega tegelema. See ongi sinu ülesanne. Vastupidi, kui sa seda ei tee, siis sa rikud midagi, kui sa seda mitte, et kui sa seda teed. Et see midagi ei ole teha, et mulle ei meeldi regulatsioonid, aga tõenäoliselt me ei pääse siin sellest, et me peamegi defineerima õiguslikud alused ja loodetavasti näiteks ka andma mingi üldnormi uues, loodetavasti kunagi vastuvõetavas riigikaitseseaduses. Et siis juba kas Kaitseministeerium või Vabariigi Valitsus kehtestab mingi täpsema korra, mis ühelt poolt annab selle transparentsuse, väldib seda huvide konflikti, korruptsiooni, aga teiselt poolt siiski loob selle keskkonna, et me saame teineteisega avatult rääkida. Et see on ääretult oluline punkt, ja just avatult rääkida, et keegi ei peaks kartma, et ta pannakse pärast seda rääkimist vangi. Ja ma saan aru, et see on ka sinu vaates siis üks põhilisi eeldusi ka tööstuse vaatest, et selline parem tulemus kõigi jaoks saaks sündida. Kindlasti ja just kõigi jaoks, sest see on täpselt samamoodi ka dialoog tööstuselt väe jaoks. See on ka, et mida teised teevad, mida teevad meie liitlased ja ka need võib-olla, kes ei ole meie liitlased, kes toimetavad hoopis Aasias kuskil, mida nemad teevad, mis on nende doktriin enda riiki kaitsta ja kuidas nad seda implementeerivad. Aga teine pool ikkagi on see, et mis peaks ka jääma siin kõlama, et kuigi meie paneeli pealkiri on kaitsetööstus, osa kaitsevõimest, aga on see, et ega see sotsiaalmajanduslik kasu ühiskonna jaoks, et meil oleks ka 2% ja loodetavasti 2+%, mida me kaitsevõimesse paneme, suurem on see ikkagi, et see töö peab lõpuks ka avalduma toodete näol, mida on võimalik müüa Eestist välja, sest ilmselgelt Eesti kaitsetööstus ei kasva kunagi suureks Eesti kaitseväe või Eesti riigiga sisejulgeoleku valdkonna tellimuste põhiselt. Et see on ikkagi selline hüppelaud ja hüppelaud ka selles vaates, et kui meie ettevõtted on osa mingitest suurematest rahvusvahelistest väärtusahelatest, tehakse uus Euroopa lahingtank, meie ettevõtted on osa sellest konsortsiumist, kes seda teevad. See on, ma arvan, meeletu ja mingit juppi sellest tehakse Eestis. Ma arvan, see on Eesti kaitse või Eesti julgeoleku seisukoha pealt meeletu julgeoleku hüpe. Meelis, tuleks natuke tagasi selle bussipeatuste juurde, mida sa ise mainisid, et võib-olla sa natuke avad lähemalt siis seda, et kus sa näed neid põhilisi bussipeatusi tänases valguses, et kuhu nad võiksid siis tekkida, kus siis tööstus võiks oodata oma järgi ja kus ta saaks siis selles kaitsevõime arendamises kaasa rääkima hakata?
No väga kõigepealt kommentaariks, et see hobi korras kaitsetööstuse arendamine oli sõbralik piltlik kujund healt kolleegilt Taavi Veskimäelt, et meil on ikkagi süsteemseid pingutusi tehtud selleks, et siia täna jõuda. Aga see selleks. Sellised torked käivad sellise konverentsi juurde. Ära võtta, see ei olnud mingi torge. Ma arvan, et siin on nagu erinevus, et mida me alati peame endale teadvustama ja see on see, et siin väga strateegilisel tasemel see ongi hästi süsteemne, aga kui me läheme selle konkreetse võib-olla väeosa või kellegi konkreetse nii-öelda töötaja või ohvitseri tasemel, siis tema alati ei taju, kuna tal ei ole seda suurt pilti. Tema ikkagi tegutseb selle nii-öelda käsu alusel, mis on talle antud. Kui talle pole seda käsku antud, siis ta seda ei tee või kui ta teeb, siis ta teebki, et näe, siin oli keegi tuttav või sõber, eks ole, ta tegi mingi toote, tõi mulle siia katsetada, ma katsetan ära. Et jumal tänatud, ma arvan, et selle uue testimise korraga me olemegi sealt liikunud palju eemale. Selles mõttes progress on kindlasti olemas, aga seda on siin-seal veel olemas. Ja kindlasti on ja kindlasti ei saagi igalt tasandilt minna küsima toetust konkreetsele arendustegevusele, et see peabki olema ohjatud ja ohjatud sektorite vaheliselt ja ka need sandboxid peavad olema kätte näidatud, et ütleme juhukontakti põhjal arvata, et sealt ei tule kultuurilistel põhjustel tulemust, et seda ei tohiks kindlasti teha, mis me peakski uue kaitsetööstuspoliitikaga tegema, ei pea ära kirjeldama, et mis see mäng on või täpne areng järgmise kümnendi jooksul, vaid muutma neid mängureegleid selliseks, et ka need sellised tajutud probleemid ei võimenduks kuidagi ebaadekvaatseks või saaksid reaalselt ka mingisuguse lahenduse. Ja eks siin nagu palju formaate ei ole, et kus kohas arutada seda, kuidas pikaajaliselt Eesti sõjalisse kaitsesse saaksid kohalikud töösturid kaasuda. See on see protsess, kui kinnitatakse ära riigikaitse arengukava ja kui hakatakse mõtlema seda, et kuidas siis seda rakendada, milliste tehnoloogiate või lahenduste peale seda võimet, mis Kaitseväe juhataja valitsusele nõustas, et seda oleks vaja sõjalistel põhjustel Eesti riigi kaitseks hankida. Siis ei ole meis juba hilja natuke, kui plaan on tehtud, tööstusega räägitud ei ole, et kas siis juba ei ole äkki hilja? Rääkida võib küll, aga küsimus on selles, et see jutt saabki olla selles etapis nagu nõustav, et me kindlasti ja sel samal põhjusel, mis ma alguses mainisin, ma olen seda meelt ja võib nõustuda või mitte, aga ma ütlen selle välja, et sõjalise võime arendamise otsused selles osas, et mis võimet me arendame, puhtalt sõjalisest vaatenurgast, seal peab jääma Eesti-sugusel väikeriigil ekspertide võim. Et meil on suuri rikkaid riike, kus eri väeliigid käivad ise tegemas oma relvalobi näiteks koos tööstusega senatis või kongressis ja seal võib sellist asja endale lubada, aga väikse süsteemi puhul see terviklikkus või terviklus, süsteemi terviklus on sageli olulisemgi kui selle väestruktuuri suurus ja siin teatud autonoomia peab ikkagi jääma, et lihtsalt rollitaju kujundamiseks meie tuleme sellesse poliitikaprotsessi ka sisse ikkagi selle eeldusega, et mingites küsimustes on riigil autonoomsus, mis ei ole kunagi. Ühtegi riigikaitse arengukava ei tehta kõrvad ja silmad kinni. Alati uuritakse, mis on saadaval tehnoloogiliselt ja nii edasi ja selleks on ka loodud ju ka need EKTL-i töörühmad ja üldse EKTL, et ta suudaks pikema perspektiivi vältel mitte ainult siis hoogtöö korras ühe arengukava koostamise käigus anda seda teadlikkust ja luua seda teadlikkust riigile. Aga mis see võtmekoht siin on endiselt see, et me peame just need samad, mida Taavi rääkis, need sotsiaalmajanduslikud mõjud ja see üldine kasu ja sidusus, mis ühiskonnal Kaitseväel nende võimalike arenduste, omamaiste arenduste läbi tekib, et selle nagu paremini sõnastama enda jaoks, sest oleme ausad, me ei ole selles kumbki väga hea, ei riik ega ettevõtlussektor
ja müüma seda Eestis rohkem ja laiemale publikule kui ainult kaitseminister. Veiko Vello, käsi oli püsti. Jaa, ma ei ole Kaitseväe juhataja. Ma loodan, et kellelegi ei tule see üllatuseks. Ma proovin mõelda tema mõtteid. Ehk Meelis täiesti õigesti ütles, et sõjaline kaitse on mingi selline asi, mille üle peaks otsustama peaasjalikult enne kõige Kaitseväe juhataja, kes teeb nõuande raha kulutamise osas. Nüüd, kui mõelda moderniseerimisele ja siis ütleme sellisele teele, mitte kindlale teele minemise poole pealt, sest kindel tee on see, et sa kuulutad välja hanke ja vaatad, mis turult saada on ja ostad kõige parema hinnakvaliteedi suhtega asja. Ja iga kord firmadelt, kellel ei ole eelnevaid kogemusi või asjade ostmine, mille kohta üldse turul midagi teada ei ole, see on alati nagu ehku peale minek. Seetõttu ma usun, on ebareaalne loota, et Kaitseväe juhataja täiesti teadlikult loobuks konkreetse sõjalise võime arendamisest ja investeeriks seda ehku peale. Teeks soovituse, et seda võiks investeerida ehku peale. Nii et ma osaliselt vaidlen Meelisele vastu. On väga ebareaalne arvata, et Kaitseväe juhataja ütleb, et ei poisid, pange nüüd see raha ja see ressurss mingi asja peale, mis on võib-olla alles fundamentaaluuringute etapis ja jõuab põllu peale, jõuab lahinguväljale 15 aasta pärast. See on täiesti ebareaalne. Ja, sa tegelikult ei vaienudki mulle vastu. 5-10 aastat on okei. Teine asi, mida Taavi ütles ja mis on väga tähtis, on tegelikult see kredibiilsuse asi. Kui Eesti kaitsetööstusettevõtte midagi tahab müüa, siis esimene küsimus on see, et kas Eesti kaitsevägi on seda ostnud. Ja siin minu arust see peaks olema kaitsepoliitiline, just nimelt rõhksõna poliitiline otsus. Ja see nüüd on midagi, mida peaks tegema kas Vabariigi Valitsus, minister või Riigikogu, kes ütleb, et te ostate kaitse eelarve eest selliseid ja selliseid asju teadlikult, ausalt ja avameelselt, mitte me ei üritaks ise seda otsust panna Kaitseväe juhataja õlule, et sa ju tahad seda osta. Ja viimane asi on see, et mida peab Kaitsevägi enda sees tegema, on selline ootuste manageerimine ehk siis moderniseeritavus, et kui meile tuuakse pool toode ja pool produkt, mis on okei, sest me ju koos arendame, siis meie peame seda enda sees väga selgelt kommunikeerima, et see on pool toode alles, see on alles moderniseerimise käigus, see on alles tootearenduse etapis, et ei tekiks selliseid imelikke signaale, et te tõite meile rämpsu ja Eesti kaitsetööstus näiteks ei sobi mitte kuhugile. Nii, Taavi, hästi lühike kommentaar, meil on aeg hakkab juba otsa saama. Ja, et võib-olla üks selline koostööruum ja ma olen täitsa nõus, et neid koostööruume nii kaitsetööstusnõukoda, kaitsetööstuskomitee, kus on kõik osapooled olemas, eks ole, dialoogi kohti täitsa on. Aga võib-olla üks koht, et kui me räägimegi sellest tasakaalust, selline arendus ja juba testitud tehnoloogia, on ikkagi see sama palju räägitud selline koostöö kolmnurk, ütleme, ülikoolid, riik, ettevõtted, et see võib olla ka üks selline liivakast, et me institutsionaliseerimegi selle arenduskoostöö sellisel kujul ära, et seal ongi kõik osapooled selle institutsiooni osad, mis tähendabki seda, et see on niisugune kvaasiriiklik organisatsioon ja kõik, mis seal toimub, see ongi automaatselt legitiimne. Et midagi ei ole teha, riigis võib-olla tuleb mõnikord asju institutsionaliseerida, lihtsalt sellepärast, et anda neile legitiimsus. Ja kus see tasakaal võiks olla nagu raha mõttes, ma arvan, et esimene samm seesama, et 2% 2%, eks ole, arendusse, et ma arvan, et see oleks täitsa hea ja algus, kust minna liikuma. Ja meie aeg on läbi saanud, veel 30 sekundit igal ühele lühidalt kokku võtta üks mõte, et mis nüüd järgmise aasta jooksul kindlasti tuleks ära teha kogu selle teema kokkuvõttes, et Meelis? Kõik need asjad tuleb ära teha, mis me siin arutasime, selles mõttes, et me peame natuke artikuleerima intelligentsemalt, ka intelligentsemalt, kui on lihtsalt sisendprotsendipõhine rahastus, et see võib kõik olla õige, aga me peaks tegema koostöös, mõtestama selle protsessi ära ja paneme seljad kokku ja vaatama, et kuidas oleks vähem nullsumma mänge tulevikus nendes konversatsioonides ja kuidas seljad kokku pannes me mõlemad suudaksime ka kaitsekulu tõsta püsivalt.
Suurepärane. Veiko Vello. Ma arvan, et minu poolt see, et poliitika tuleks lahutada, kas siis kaitsepoliitika, majanduspoliitika tuleks lahutada ekspertlusest ehk Kaitseväe juhataja otseselt sõjalisest nõuandest ja siis otsustada nende kahe puhul eraldi, ausalt ja avatud ja kohe algusest peale. Ja teine on see, et need probleemi püstitused, et milliseid probleeme me üldse lahendame, peale Kaitseväe on väga suur panus ka kaitsetööstuselt. Need probleemi püstitused tuleks koos teha. Ja Taavi. Kaitsetööstusliidu 2021 peamine eesmärk on see, et me saaksime vastu võetud Eesti kaitsetööstuspoliitika, mis vastab Eesti kaitsetööstusettevõtete huvidele. Ja see tähendab seda, et selle tulemusel on tõesti meil selline tihe alusmets, meil on palju selliseid alustavaid ettevõtteid, aga meil on samas ka selliseid pikkasid mastimändisid ehk siis rahvusvaheliselt tunnustatud omas sellises sektoris ettevõtted, et see on see visioon, mis meil on Eesti kaitsetööstusest ja kaitsetööstuspoliitika peaks olema see, mis siis sisuliselt nii seaks eesmärgid kui määratleks tee sinnani, et kaitsetööstuspoliitika on kindlasti 2021 meie põhiline fookus. Nii, suur tänu panelistidele ja ma arvan, et kokkuvõtteks nende uusaasta lubaduste peale võiks siis öelda seda, et ma arvan, et järgmine aasta saab olema väga huvitav, et kuidas hanketööstus või kaitsetööstuspoliitika siis hakkab arenema ja ma kirjutasin siin endale välja umbes 4 sellist märksõna: sandbox, toolbox, bussipeatus ja tasakaal tuleviku ja oleviku vahel. Nii et ma arvan, et need saavad olema huvitavad vaidlused, mis meil ees seisavad järgmisel aastal. Ma usun, et kõik saame teada, kuidas siis läheb. Aitäh teile!